Praegu, mis ma sulle tahan Elina näidata, siin on suusatajad kutsutavad seda imitatsioonjooksuks ja tegelikult see näebki välja suusatamise imiteerimine. Me oleme praegu siin sporditossudega ja meil on käes siuksed suusakepid, mis on natuke lühemad, kui me oleme harjunud talvel nägema. Et idee poolest võiks nad olla kas 90 kraadisid, kui paned küünarliigesest käed või siis natukene, minul on natukene pikem. Siis imiteerimisel on tähtis jälgida, et lähme jalutame siit mäest üles, et sa sammud rahulikult, aga kätt kasutad natukene rohkem, tõstad kätt kõrgemale, kui tavaliselt harjunud oleks. Et suusatamises ei tohi üle varba tõugata, nagu joostakse. Sellepärast, et talvel sa ei saa siis suuska pidama. Sul ei ole pöias piisavalt jõudu, et suuska vastu lund suruda ja see pidamismäär ei haaku. Ja, et kui sa nüüd mind jälgid ja ma tõukan, siis ma tõukan nii, et näed, tõuge tuleb kannast ära ja siis kerkib. Et niimoodi üle varba ma ei tõsta jalga, vaid ma üritan kanna maas hoida. Tõuke hetkel. Nagu kergejõustikus joostakse niimoodi varba peal, siis suusatajad just väldivad seda. Suusatajad proovivad niimoodi täis talla pealt tõugata. Siis üks tähelepanek veel on mul sulle. Et kui sa oled nüüd niias vormis juba, et sa jõuad tõusude peal ka hüpata, siis hüppe hetkel peaksid jälgima nagu suusatamises, kui sa hüppad, siis natuke sa aitad ka puusaga kaasa. Et mitte ainult põlvest ei liiguta jalga, vaid natuke nagu puus käib, et hüppe hetkel natuke surud seda puusa ka, seda poolt ette, mis jalaga sa hüppad. Puusast proovid ennast hüppe hetkel natuke ette suruda. See on väga naljakas. Aga keha lase natuke alla, nagu haaraks eest poolt. Selline väike kassiküür peaks olema seljas. On sul midagi huvitavat küsida, et minul on üks soovitus, et kui seda teha ja tunned ennast eriti hästi ja vorm on eriti hea, siis mina soovitan hüpata sellised väiksemad tõusud üle. Harrastussportlastel ja suurematel tõusudel alati kõndida, siis sa ei väsi ka tõusu tipuks ära ja suudad kogu aeg nagu kontrollida, et sa astud õigesti. Palju on üks hea jooksuring teha korraga keppidega tõusta? No ma ütleks niimoodi, et eesmärgiks peaks võtma vähemalt 45 minutit. Sellega, kui natuke sörgid, natuke jooksed, peaks jõudma ikkagi 4-5 kilomeetrit läbida. See on selline paras maa. Aga siis kepid kätte ja lähme suusa jooksma.